tere tulemast kuulama meie arutelu. Täna võtame siis luubi alla Bank of America POFA üsna jahmatavad prognoosid kulla ja hõbeda hindade kohta järgmisel aastal. Nad pakuvad kullale lausa $5000 untsist ja hõbedale $65 untsist. Tõepoolest, need on numbrid, mis panevad ikka kulmu kergitama, väga-väga ambitsioonikad ütleks. Just täpselt. Ja see viibki meid siis tänase keskse küsimuseni, kas need Bank of America optimistlikud sihid on ikka realistlikud ja hästi põhjendatud. Eriti, kui me võtame arvesse, et pank ise mainib oma analüüsis nii võimalikku lühiajalist turukuikumist kui ka muutusi nõudluses. Meie tänane mõttevahetus põhinebki just sellel POFA enda analüüsil pealkirjaga kulla ja hõbeda tõus $5000. Mina, ütleme nii, kaldun pigem nõustuma POFA optimistlikuma poolega. Keskendun eelkõige sellele investeerimisnõudluse oodatavale kasvule ja majanduspoliitilisele keskkonnale, mis tundub väärismetalle soosivat. Mina jällegi keskendun just nendele riskidele ja hoiatustele, mida POFA ise esile tõstab. Mulle tundub, et seal on juttu ikkagi võimalikust turu konsolideerumisest ja teatud ebakindlusest nõudluse osas, eriti mis puudutab hõbedat. Need aspektid väärivad minu meelest põhjalikumat tähelepanu. Olgu, alustame siis minu poolet. POFA sihib kullale $5000 untsist, mis tähendaks siis, et aasta keskmine hind jääks kuhugi $4438 kanti. Hõbeda puhul on siht $65 ja aasta keskmine siis umbes $56,50. Tasub ka meeles pidada, eks ole, et Bank of America oli üks esimesi suuri finantsasutusi, kes julges prognoosida kulla jõudmist $4000. Ja see prognoos on tänaseks ka täitunud. See annab nende praegustele veelgi kõrgematele sihtele kindlasti teatavat usaldusväärsust juurde. Mis siis nende optimismi toidab? POFA toob vesla mitu olulist tegurit. Esiteks USA eelarvepoliitika juttu on jätkuvatest eelarve puudujääkidest, kasvavast riigivõlast ning ka poliitilised kavatsusest vähendada jooksevkonto puudujääki, mis võib mõjutada kapitaalivooguseid. Väga huvitav on ka nende tähelepaneku Valge Maja võimalikku survest intressimäärade langetamiseks isegi siis, kui inflatsioon püsib seal 3% juures, mis on ajalooliselt üsna kõrge tase intresside langetamiseks on ju. Teiseks, ja see on võtmetähtsusega just selle $5000 saavutamiseks, ootavad nad investeerimisnõudluse kasvu lausa 14%. Nad näevad isegi teoreetilist teed $6000, kui see kasv peaks küündima 28%. Nende hinnangul loob siis praegune ja oodatav makromajanduslik pilt sellise keskkonna, kus kuld muutub investorite jaoks üha atraktiivsemaks. Ja ma tunnustan seda POFA julgust ja varasemat täksust selle $4000 prognoosiga. See on tõsi. Aga kui vaadata sama raportit natuke teise nurga alt, siis torkavad silme just need hoiatused, mida nad ise sisse kirjutavad. Ja ma ei räägi siin mingist väikesest tekstist lehekülje all osas, vaid POFA analüütikud mainivad ikka selgesõnaliselt kõrgenenud riski lühiaegaliseks konsolideerumiseks. Ja see ei tule tühja koha käelt. Mis see konsolideerumine tähendab? Põhimõtteliselt seda, et pärast kiiret hinnatõusu võib turg mõnda aega paigalt ammuda või isegi väidi tagasi anda, enne kui uus selge suund tekib. Ja POFA seostab selle riski otseselt hiljutise tohutu investeeringute sissevooluga. Nad toovad välja, et ainuüksi septembris kasvasid börsil kaubeldamate fondide ehk ETF-ide ostud aasta tagasega võrreldes uskumatud 880%, jõudes rekordlilisele $14 miljardit. See on ikka päris suur number. Ja see on meeletu kasv. Just. Ja veelgi enam, kogu füüsilise ja paberikulla investeeringute maht on kahekordsunud, moodustades nüüd üle 5% globaalsetest aktsia- ja võlakirjaturgudest. See on lihtsalt meeletu kapitaali liikumine lühikese aja jooksul. Ja POFA ütlebki otse, et sellise ralli järel on loogiline oodata, et turg võib hinge tõmmata ehk konsolideeruda. Hõbeda puhul on pilt veelgi, mitmetahulisem. Jah, prognoositakse kõrget $65 hinda, aga samas raportis ootavad nad, et globaalne hõbeda nõudlus järgmisel aastal hoopis langeb 11%. See on päris suur langus, eks ole. Tõsi, nad ennustavad ka defitsiiti turul, aga see vastuolu, langev nõudlus ja kõrge hinnasiht, see paneb ikka mõtlema. Lisaks mainivad nad spetsiifilist riski.
Nende ootus on, et hõbeda tarbimine fotogalvaanilistes päikesepaneelides, mis on olnud oluline nõudluse vedur, saavutab oma tipu just järgmisel aastal. POFA enda analüüsis on sees mitmeid signaale, mis justkui töötaksid vastu nende enda optimistlikele pealkirjadele. Ma mõistan seda vaatenurka ja neid riske ei saa muidugi eirata. Aga kui me räägime kullast ja sellest investeerimisnõudluse kasvust versus konsolideerumisriskist, siis ma läheneksin sellele nii. Jah, see hiljutine kasv on olnud erakordne, aga POFA argument selle 14% või isegi selle 28% edasise kasvu kohta tugineb nende hinnangul ikkagi fundamentaalsetele muutustele makropildis. Need eelarve puudujäägid, kasvav riigivõlg USA-s, need ei ole ju lühiajalised nähtused. Ja see potentsiaalne intresside langetamine olukorras, kus inflatsioon püsib ikkagi Föderaalreservi eesmärgist kõrgemal, seal 3% kandis, see on klassikaline stsenaarium, mis ajalooliselt on kulla kui väärtuse säilitaja ja inflatsioonikaitse vastu huvi kasvatanud. POFA kirjeldab seda valgemaja poliitika raamistiku kui ebatavalist, mis justkui viitab sellele, et tavapärased majandusloogikal ei pruugi kehtida ja poliitiline surve võib mängida suurema rolli, mis omakorda võiks kulda toetada. Seega, kuigi lühiajaline konsolideerumine pärast nii kiiret tõusu on täiesti reaalne võimalus, ega turg ei liigu kunagi sirkjooniseliselt, siis POFA näeb, et need alusstruktuurid on paigas, et toetada jätkuvat või isegi uut investeerimishuvilainet. See 14% nõudluse kasvu ei pruugi olla nii ületamatu ülesanne, kui see makromajanduslik taust areneb just nii, nagu POFA ootab. See ei ole lihtsalt lootus, vaid see baseerub konkreetsete lootustele poliitikale ja majandusnäitajatele. See on loogiline argument makrotasandil, aga just see juba toimunud tohutu sissevool teebki mind skeptiliseks selle jätkumise osas. Kui POFA ise nimetab seda 88% kasvu, mis viiks siis $7,000 suureks väljakutseks, inglise keeles a tall order, siis see viitab ju sellele, et nad ise ka mõistavad, et see ei ole lihtne. Mõtleme korraks nende numbrite peale. ETF-ide ostud kasvavad aastaga 880%. Kogu kulla investeeringute osakaal turgudel kahekordstub. See tähendab ju, et väga suur hulk investorite raha, mis võis kulda minna, on sinna hiljuti juba läinud. Minu küsimus on, kust peaks tulema see järjekordne suur laine uut raha, et saavutada veel 14% kasvu? Kas on veel nii palju investorid kuskil kõrval seimas, kas pole juba positsioone võtnud? Või kas olemasolevad investorid on valmis oma positsioone veelgi suurendama pärast nii kiiret tõusu? Ma kardan, et see POFA hoiatus konsolideerumise kohta pole lihtsalt mingit tehniline märkus, vaid peegeldab reaalset ohtu, et turg on lühiajaliselt lihtsalt küllastunud või üleostetud, nagu öeldakse. See varasem hüppe oli nii võimas, et selle jätkusuutlikkus ja võime meelitada ligi veel 14% täiendavat investeeringut ilma olulise vahepealse korrektsioonita. See tundub mulle vähemalt küsitav, kas see varasem hoog ikka kannab nii kaugele. Hea küsimus, tõesti, aga vaatame korraks jogedat. Seal on olukord teistsugune, aga ka huvitav. Jah, POFA mainib seda 11% nõudluse langust, mis kõlab esmapilgul halvasti. Kuid sama hingetõmbega nad rõhutavad, et ootavad sellele vaatamata turule järjekordset defitsiidi. See tähendab, et isegi kui üldine nõudlus väheneb, ei suuda pakkumine ikkagi selle vähenenud nõudlusega sammu pidada. Ja fundamentaalselt on turu defitsiit see olukord, kus tarbitakse rohkem kui toodetakse või turule tuuakse, ikkagi hinda toetav tegur. Ajalooliselt on püsivad defitsiidid väärismetallide turgudel viinud hindade tõusule. POFA panustab ilmselt sellele, et isegi kui tööstuslik nõudlus mõnes sektoris, nagu need päikesepaneelid, saavutab tippu või isegi langeb, siis see fundamentaalne tasakaalustamatus pakkumise ja nõudluse vahel hoiab turu pingelisena ja toetab hinda. Nende jaoks kaalub see defitsiidi mõju üles selle 11% üldise nõudluse languse. Defitsiit jääb defitsiidiks ja see peaks olema valgele metallile positiivne. Mulle tundub see siiski natuke nagu kahe tuuli peal istumine POFA poolt. Kuidas saab üheaegselt olla nii kindel, nii agressiivses hinnasihis $65 pole naia aasim, see on praegusega võrreldes ikka suur hüppe, ja samal ajal prognoosida nõudluse nii märkimisväärset 11% kukkumist. See tekitab minus küsimuse selle hinnatoe tugevuse kohta. Kui suur osa turust vähendab oma tarbimist, kui palju see siis tegelikult hinda mõjutab
jah, defitsiit on teoreetiliselt toetav, aga selle defitsiidi prognoosi usaldusväärsus muutub ju ka küsitavaks, kui POFA ise ütleb, et üks võtmetähtsusega nõudlussektor päikeseenergia on saavutamas oma tarbimise tippu just järgmisel aastal. Mis siis, kui see tipp saabub varem või langus pärast tippu on järsem, kui POFA ootab? Või mis siis, kui pakkumine suudab ootamatult kiiremini reageerida ja see prognoositud defitsiit osutub tegelikkuses väiksemaks või kaob hoopis? See 11% langus koos selle päikeseenergia tipu mainiminega paneb mind kahtlema, kui robustne see defitsiiti argument tegelikult on ja kas see suudab üksinda õigustada nii suurt hinnatõusu $65. Siin on minu meelest ikka selge sisemine pinge POFA prognoosis. Ma näen seda pinget jah, aga ma arvan, et siin tuleb mängu ka Bank of America kui institutsiooni kogemus ja analüütiline võimekus. Nagu ma alguses mainisin, nende varane ja täpne $4000 kullaprognoos näitab, et nad suudavad turge ja trende õigesti hinnata, isegi kui need tunduvad esmapilgul liiga julged. See annab nende praegustele $5000 ja isegi $6000 sihtidele teatava kaalu. Seda konsolideerumisohu või hõbeda nõudlusmurede mainimist võib tõlgendada ka kui lihtsalt hea ja vastutustundliku analüüsi. Iga põhjalik turuvaade peabki välja tooma potentsiaalsed riskid ja alternatiivsed stsenaariumid. See ei tähenda automaatselt, et nad ise ei usuks oma peamist optimistlikku stsenaariumi, mis tõgineb nende hinnangul väga tugevatele alstekijatele, see eelarvepoliitika, võlakoormus, investeerimisnõudlus kui vastus sellele ebakindlusele. Need hoiatused on, kui ütleme, vajalik osa tervikpildist, et anda klientidele tasakaalustatud vaade. Kui need ei tohiks minu hinnangul varjutada seda keskset argumenti, et fundamentaalne keskkond soosib väärismetallide hinnatõusu. See on pigem riskide maandamine, mitte põhiprognoosi õõnestamine. Ma ei nõustu sellega, et need on lihtsalt mingid standardpraktika hoiatused. Kui pank, kes on just välja käinud väga pullis prognoosi, tõstab spetsiaalselt esile kõrgenenud konsolideerimisriski ja seob selle otseselt nende rekordiliste ETF-ide sissevoolude investeeringute osakaalu kahekordistumisega, siis see on minu jaoks midagi enamat kui lihtsalt juriidiline kohustus riskidest rääkida. See on otsene kommentaar turu hetkeseisule, mis viitab potentsiaalsele ülekuumenemisele. Sama kehtib hõbeda kohta. Kui tuuakse välja nii spetsiifiline mure nagu see päikeseenergia tarbimise tipp just järgmisel aastal ja lisatakse sinna veel üldise nõudluse 11% langusprognoos, siis need on väga konkreetsed ja materiaalsed reservatsioonid. Need paratamatult vähendavad usaldust nende suurte pealkirja numbrite nagu $5000 ja $65 vastu. See näitab, et isegi POFA ise näeb olulisi konarusi teel nende sihtide saavutamiseni. Need ei ole tühised murekohad, mida ignoreerida, vaid potentsiaalselt olulised tegurid, mis võivad takistada prognoosi täitumist just sellisel kujul, nagu pealkirjad lubavad. See on signal, et tee ülespoole ei pruugi olla nii sile ja sirge. Kokkuvõtteks siis minu poolt ma jään seisukohale, et Bank of America argumentatsioon tugevate kulla ja hõbeda hindade poolt järgmisel aastal on kaalukas ja hästi põhjendatud. Peamised mootorid kasvav investeerimisnõudlus, mida toidab ebakindel makromajanduslik ja geopoliitiline taust ning toetav rahapoliitika ootus on nende analüüsi kohaselt paigas. Jah, lühiajaline volatiilsus ja konsolideerumine on võimalikud riskid, mida BOH ka tunnistab, kuid nende hinnangul on fundamentaalne trend siiski ülespoole, need ambitsiooniitate sihtidega $5000 kullale ja $65 hõbedale. See suur pilt tundub olevat väärismetallile soosiv. Minu kokkuvõtte rõhutaks siiski suuremat ettevaatlikkust. Just need POFA enda poolt välja toodud riskid väärivad tõsist tähelepanu. Eriti kulla puhul see konsolideerumise oht pärast niivõrd massiivset ja kiiret investeeringute sissevoolu. Ja hõbeda puhul need spetsiifilised nõudlusnõrkused, see päikeseenergia tipnemine ja prognoositud 11% üldise nõudluse langus tekitavad küsimusi. Need tegurid viitavad minu arvates võimalusele, et POFA prognoos võib olla liialt optimistlik või vähemalt, et tee nende sihtedeni on oluliselt keerulisem ja konarlikum, kui esmapilgul tundub, isegi kui nad prognoosivad hõbedaturul defitsiiti. Need suured numbrid on küll pilkupüüdvad, aga raporti enda sisu manitseb ettevaatlikkusele. Selge. Oleme ilmselt mõlemad nõus, et Bank of America analüüs on põhjalik ja pakub mõtlemisainet mõlemas suunas. See toob hästi esile nii need tegurid, mis võiksid hindu ülespoole lükata, kui ka reaalsed turukomplekssused ja riskid, millega tuleb arvestada.
nõus. Ja just nende erinevate kohati vastandlike signaalide, nagu see tohutu investeeringute kasv versus konsolideerumisoht kullas või defitsiit versus langev nõudlus hõlvedas, hoolikas kaalumise ongi väärtuslik. Allikamaterjalis selles BioAFi raportis endas on kindlasti veel palju detaile ja nüansse, mida huvitavasel tasub ise uurida, et kujundada omaenda informeeritud seisukord. Ühest vastust siin ilmselt polegi.